tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks konfliktid tekivad. Sageli ei teki need sellepärast, et inimesed tahaksid teineteisele halba, vaid sellepärast, et nad saavad samast olukorrast erinevalt aru. Aga mis aitab selliseid olukordi ennetada? Üks lihtne oskus, kuulamine. Mitte lihtsalt vaikimine, kuni teine inimene räägib, vaid päriselt kuulamine. Kujuta ette, et räägid kellelegi oma probleemist. Sa pole veel lausetki lõpetanud, kui teine hakkab juba nõu andma. Või räägib, kuidas temal oli kunagi veel hullem. Või vaatab samal ajal telefoni. Tõenäoliselt jääb sulle tunne, et ta küll kuulis sõnu, aga ei kuulanud sind. Ja just siin ongi oluline erinevus. Kuulmine toimub iseenesest, aga kuulamine on oskus. Paljud meist kuulavad selleks, et vastata, mitte selleks, et aru saada. Kui teine inimene räägib, mõtleme juba sellele, mida meie järgmisena ütleme. Vahel katkestame, vahel lõpetame tema lauseid. Vahel eeldame, et teame juba, mida ta mõtleb. Aga mida rohkem me eeldame, seda suurem on võimalus millestki valesti aru saada. Aktiivne kuulamine tähendab kõigepealt seda, et annad teisele inimesele võimaluse oma mõtte lõpuni rääkida. See kõlab väga lihtsalt, aga proovi järgmine kord tähele panna, kui tihti tekib tahtmine vahele rääkida. Sageli ei tee me seda halva kavatsusega. Me tahame aidata. Aga vahel vajab inimene kõigepealt tunnet, et teda kuulati. Alles siis on ta valmis kuulama ka sind. Teine oluline osa on küsimuste küsimine. Kui midagi jäi segaseks, ära hakka oletama. Küsi, mida sa selle all mõtled või kuidas see sind mõjutas? Sellised küsimused aitavad palju paremini mõista, mida teine inimene tegelikult öelda tahtis. Veel üks kasulik oskus on oma sõnadega üle kontrollida, kas said õigesti aru. Näiteks võid öelda, kas ma sain õigesti aru, et. See ei tundu võib-olla väga eriline, aga sageli selgub just siis, et sa said millestki valesti aru. Nii saab arusaamatused lahendada enne, kui neist konflikt tekib. Siin on üks asi, mida aktiivne kuulamine ei tähenda. See ei tähenda, et pead teise inimesega nõustuma. Sa võid kellegi mõttest aru saada ja siiski jääda teistsugusele arvamusele. Mõistmine ja nõustumine ei ole üks ja sama asi. Seal on oluline vahe. Aktiivne kuulamine mõjutab ka meie vaimset tervist. Kui inimene tunneb, et teda kuulatakse, väheneb sageli ka pinge. Tal on lihtsam oma mõtteid korrastada ja ta tunneb, et ei pea oma tundeid pidevalt tõestama. Vahel ei olegi kõige suurem abi hea nõuanne. Vahel on kõige suurem abi see, et keegi kuulab lõpuni. See ei tähenda muidugi, et peaksid alati ainult kuulama. Hea vestlus liigub mõlemas suunas. Mõlemad inimesed räägivad, mõlemad kuulavad ja mõlemad püüavad aru saada, mida teine tegelikult öelda tahab. Just sellepärast tugevdab aktiivne kuulamine peaaegu igat suhet. Olgu selleks sõprus, paarissuhe või vestlus töökaaslasega. Mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt, kui keegi räägib, lase tal mõte lõpuni öelda. Ära mõtle samal ajal sellele, mida sina järgmisena ütled. Teiseks, kui midagi jäi segaseks, küsi üle. See on parem kui oletamine. Ja kolmandaks, enne nõu andmist küsi endalt. Kas see inimene tahab praegu lahendust või lihtsalt seda, et keegi teda ära kuulaks? Vahel on need kaks täiesti erinevat vajadust. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Inimesed ei vaja alati kiireid vastuseid. Väga sageli vajavad nad kõigepealt tunnet, et keegi päriselt kuulas. Järgmises videos räägime sellest, kuidas anda tagasisidet nii, et teine inimene ei tunneks end rünnatuna. Sest ka hea mõte võib jääda kuulmata, kui me ütleme selle valel viisil. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleemi üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.